Tulen teisest Eesti otsast ja nagu näha, torgust. Meil on kuningriik. Ja meie kuningriigis on ka kogukonnaaed. Ja hea meelega räägiks, et kuidas siis sellises kohas, kus tegelikult nagu igaühel on võib-olla mingisugune aed või maalapp, et miks me siis nagu jõudsime sellise või kuidas me üldse jõudsime sellise ideeni, et meil oleks vaja üldse mingisugust kogukonnaaeda. Kõik sai alguse sellest, et ma töötan vanas koolimajas, see on Torgu kool oli, 60 aastat on see maja vana ja selle kooli kõrval oli kooliaed. Kool lõpetas tegevuse juba tegelikult ammu. 2007. aastal olid seal viimased õpilased. Kooliaed vajus sellisesse varjusurma juba pisut enne. Ja nii ta siis oli ja kasvas koolimaja kõrval täiesti metsikult võssa. Seal oli alguses ilmselt aimata midagi, mis seal tehtud oli, aga mälestused jäid. Ja siis ühel 2001. aasta sügispäeval hakkasid mingisuguse ürituse lõpus äkki külanaised rääkima, kui tore oli neil koos käia kooliaias ja mida nad kõike seal tegid ja kuidas see kooliaed toimetas ja siis me korraga mõtlesime, et äkki prooviks uuesti, kuidas see asi käima võiks minna. Ja järgmise aasta kevadel siis edasi sealt algas see asi, see plaan on natuke hiljem. Ja järgmise aasta kevadel see aed nägi tegelikult selline välja, nagu ta siin, mina seda trikki ei oska, aga sellel esimesel pildil on näha, ta oli selline nagu ikka, üks võsastunud kuluga plats ja mitte midagi. Aga me mõtlesime, et kui juba nagu plaani sai peetud, et miks siis mitte alustada nii, nagu tihtilugu söötismaaga alustatakse. Ja me panime sinna maha, täiesti lihtsalt lasime ühel külamehel vaod sisse tõmmata sellesse samasugusesse söötismaasse ja panime sinna kartuli. Aga mitte täiesti tavalise kartuli, vaid ühe sinise kartuli. Ja siis tuli sügis ja tuli õpetajate päev. See on meie kooli söökla. Ja siis tulid sinna kokku mõned vanad õpetajad ja kõike ei ole siia pildi peale saanud, aga me tegime selleks tarkuse päevaks nendest kartulitest, oma kasvatatud kartulitest kartuliputru. Täiesti sinist. Nii nagu seal ülemise kausi sees on näha. See oli uskumatu välimusega pudru. Ja sealt hakkas see jutt siis pihta. Esiteks ma muidugi rääkisin sellest, mõned sinistest kartulitest oli guugeldades palju juttu, kuidas need on erakordselt kasulikud ja väga huvitavad kartulid ja nii edasi ja sealt siis me hakkas jutt kerima. Et aga kooliaed kui aiakool, et kuidas me saaksime rikastada nagu oma tavalisi teadmisi millegi sellise uuega, et miks kartul peab olema lihtsalt tavaline, kõige tavalisem söök, ta võib olla sinine ja ta võib väga kole olla ja maitsta täiesti eriliselt. Ja me otsustasime, et me teeme kooliaed aiakooli ja me sellel talvel siis pärast selle pudru söömist tegime sellised töötoad, kuhu me siis kutsusime oma kogukonda esinema päriselt asjatundja, maastikuarhitekti ja aedniku ja siis ma nüüd kerin siit 2 pilti tagasi. Nii, ja siis me hakkasime aia kujundamise ABC-st pihta. Meil oli laua ümber umbes 20 inimest, selliste täiesti erineva taustaga inimesed,
Nad kõik ei olnud muidugi Torgust, sest et Torgu on üks kummaline koht, seal on inimesi elab talvel väga vähe, aga suvel meie rahvaarv rohkem kui kahekordistub, võiks öelda, et isegi kolmekordistub ja seal on hästi palju siis ka inimesi, kes on, nagu me kutsume, suvesaarlased. Ja nendel on just see teema, et nad on kas ostnud mingi maatüki endale, kas saanud vanavanematelt päranduseks, igatahes nad tahavad aeda rajada või nad tahaks aias midagi teha. Ja siis, et meil oli nagu plaan seda teha nagu koolina, siis me saimegi sealt inspiratsiooni, et aga kui mul on see söötisaiatükk, et mismoodi, siis ma teen sellest selle aia. Aga nagu ikka, noh, et kui on 3 eestlast, siis on 3 arvamust, aga meil oli 20. Ja siis, milline siis see aed peab olema, mis seal aias peab olema, see oli nagu seinast seina. Siis korjasime need ideed kõik kokku, siis hakkasime, kõigepealt muidugi siin on nüüd see sealpoolne joonis on siis see nagu esimene plaan sellest aiast. Me saime kohe aru, et me peame tegema täiesti erinevad aiaosad. Ja me peame hakkama täiesti rahulikult neid täiesti erinevalt ka arendama. Ja meil oli üks osa inimesi olid kindlad selles, et seal peab olema viljapuid. Siis teised arvasid, et seal peab olema väga palju ilusaid lilli. Siis oli ettekujutus, et seal võiks kasvada ravimtaimi. Siis nooremad arvasid, et tegelikult ikkagi peaks proovima seda väga huvitavat asja, mille nimi on permakultuur. Siis osa arvasid, et mis aed see maal on, kui ei saa korralikku saaki ja tegelikult võiks üldse kasvatada sellist saaki, mida siis nagu talvel linna viia ja nii edasi. Et mitte nüüd päris kõike teha, siis me jagasime alguses selle aiatüki 4 ja alustasimegi nagu erinevalt nende osadega. Üks osa siis selle esimesel plaanil siis, või üldsegi ükskõik kummal plaanil siis paremalt see alumine nurk, selle jätsime siis permakultuuri aiaks. Ühe osa jätsime siis, mis on praegu seal pruun ja siin selline, jätsime põllumaaks. Ülesse tegime siis, kus on meil viljapuud ja sinna tuleb selline puud, põõsad sellised. Ja siis muidugi on iluaiandust ja siis jätsime ka ravimtaimepeenra ja siis me muidugi jõudsime ka selline, et kasvuhoone peaks ka olema ja tegelikult peaks õppima, kuidas kastpeenardes seda aiavilja ja mida seal üldse ja kuidas nendes kastpeenardes kasvatada. Ja siis selgus, et kuigi maakogukonnas kõigil on aiad, siis on nii palju küsimusi, mida teha, kuidas kõige paremini teha. Sina teed nii, ei mina teen nii, ei nii mitte kunagi ei tehta. Kasta, mitte kasta, rohida, mitte rohida. See permakultuur ei kõlba mitte kuhugi, see on ainult üks soga. Lilleniit, mis lilleniit? See on üks karjamaa. Kuidas saaki, mis me neist porganditest kasvatame, need kasvavad ju kõik kõverad, meil on ju nii kivine maa, nii edasi. Ja siis me siis selle aedniku ja maastikuarhitekti abiga jõudsime siis selle pikaajalise plaanini, mis siis siin on. Aga väga tore on loomulikult pidada plaani kogukonnaga jaanuaris ja veebruaris ja siis märtsis on juba, peaks nagu midagi tegema. Ja siis meil oli loomulikult koostatud tohutu pikk nimekiri, milliseid puid me kõiki tahame, milliseid taimi me kõiki tahame, mida me seal veel kõike teha tahame. Ja meil oli raha vaja tegelikult, sest selle kõige tegemiseks peab olema raha. Siis me saime hästi kähku tehtud ühe projekti, Saaremaal on üks väga hea nagu võimalus, ongi projekti kirjutamise koht on võimalus, see on üks erarahastus, sealt saime esiteks sellise raha, millega me saime siis selle nii-öelda karjamaa teha, seal olid
no siin on siis mõni pilt sellest, milline ta oli, selline võsa. Ja siis seal ääres oli ühed täiesti ära kuivanud kuused, mis me saime siis, no kuused oli nõus külamees tasuta maha saagima, sest puiduga on nagu üht-teist teha. Siis juurikad, mida sa rajad nende juurikate otsa, nii. Ja sealt siis me saime natuke raha, siis me saime traktorimehe kaubale. Ta kaevas kõik need kuusejuurikad välja, siis tegi keset aeda sellise suure augu. Ja siin nüüd selles augu juures on selgelt näha, milline on siis Saaremaal see pinnas. Kui siin üks eelnev esineja rääkis, et pinnas ei tohi olla viljakas, liiga viljakas või et on liigirikkust on kõige rohkem sellisel lahjal maal, siis seda pinnast vaadates võib ju arvata, et üsna liigirikas. Ja siis, aga kaubamees oli meil väga nagu koostöövalmis ja siis tema tegigi meile need rajad ka sisse. Meil ei ole üldse keeruline radasid sisse teha, võtad natukene kihti ära ja sealt alt tuleb täiesti korralik kruus. Liiv, selline ongi. Selle, mis pealt ära koorjasime, sellest siis potentsiaalselt saab tegelikult ju peendrat teha. No nii, mõeldud tehtud. Selline liiv jäi siis sinna, selle me saime sellest august, selle augu me täitsime loomulikult nende kuuse juurtega, ülejäänud muld sai siis niimoodi siledaks. Aga puudega oli meil väga tore, osa juurisid ise välja, need kaks siin esimesel pildil, kaks inimest, nende aias oli see on Kreeka pähklipuu. Nad vaatasid, et see kasvab nende aias liiga suureks. Meil on Sõrves muideks väga hea ja soe kliima, palju soem kui mujal Eestis. Siis nemad tõid selle puu. Siis oli meil, me leidsime sponsorid. Maal on rikkaid inimesi üsna palju. Ja siis me tellisime ühest puukoolist istikuid, nii põnevaid, kui me vähegi oskasime, mõtlesime oma soojale kliimale, seal sai siis, ja kuna me võtsime ju arvesse kõiki soove, siis meil said virsik ja murel ja aprikoos ja mustleeder ja siis igasuguseid huvitavaid põõsaid, mis olid, mitte midagi tavalist ikkagi, mingid mustad vaarikad ja kuslapuud ja siis või need mustikad, millele pidi tegema täiesti eraldi augu, sest et loomulikult ei kasva ükski mustikas ju liiva sees. Ja siis meil oli kevadel suured talgud ja me istutasime siis need saadud puud sinna. See on juba, nüüd läks natukene kaugele. No ühesõnaga, kui meil olid nagu need puud istutatud, see on juba nüüd kevadine pilt, siis me tegelikult leidsime ka toredaid lapsi, kes tulid meile appi tegema meie esimest permapeenart. Siin siis selle siinpoolse pildi peal on näha, kuidas me siis teeme katse. Sellise permapeendraga, et me panime sinna alla papid ja siis me panime sinna heina ja kõdu ja siis me ikkagi loomulikult jälle kartulid. Ja lastel oli nalja, kui palju, kuidas neid siis panna ja kõik koos teha, et see oli tore. Ja siis me nüüd oleme juba mitu aastat seda aeda nüüd seal arendanud ja meil on nüüd sedasi, et üks pool ongi see, mis tegelikult seal aias teha, aga täiesti teine pool on see, mida me siis seal õpime. Me tegime 2020, mis see siis oli, 24 vist aastal, tegime talvel, tegime sellised täiesti koolituse seeriad, kus me siis kutsusime Maaülikoolist spetsialisti, kes rääkis meile tohutult palju igasugust tarkust mulla kohta ja me tegime mullaproove ja me saime kõik teada, milline see muld on ja miks see selline on ja kuidas teda rikkamaks saada ja kuidas seal midagi kasvatada ja meil olid eraldi koolitused umbrohtudest ja
ja no ühesõnaga üsna mitmed sellised väga sügavuti minevad koolitused, kõik need koolitused, mis me tegime, olid sellised, et esimene pool oli nagu teooria ja siis me käisime ikkagi ka aias ja praktiseerisime. Ja suvel me siis tegime, me oleme nüüd teinud siis sinna veel permapeenraid. Siin ülemisel keskmisel pildil on meie üks selline peenar, kus me siis kasvatasime vahekultuure vahepeal. Siin alumisel keskmisel pilt on muideks see permapeenar, mis on siis nagu 3 õde, millega me saime tegelikult, me olime väga uhked, me saime sellega hakkama. Kõrvits kasvatas kõrvitsa sinna alla, mais kasvatas tõlvikud ja oakaunad on seal tegelikult ka näha. Et see oli, selle üle me olime väga uhked. Seal üleval pildi peal on küll väga halb pilt, aga tegelikult meie sellest permaaia üks osa on tegelikult lilleniit. Noh, see on küll sügisene pilt, aga tegelikult tõsi oli see, et sinna, kuhu me matsime need kännud, et seal see liivane pinnas, see lilleniit tuli nii uskumatult liigirikas, seal tuli nii palju õisi, et seda, siin on nii palju õisi, et see oli tõesti väga uhke vaatepilt, sinna me tegime sellised sikisagilised rajad sisse. Siin on näha nüüd see aiaosa, kus me ikkagi reaalselt tegime ka kastpeenrad. Aga et kuna meil oli sedasi, et kõigil oli nagu mingid asjad, mida külvata, siis need kastpeenrad said tegelikult väga huvitavad, sest seal on kõike läbisegi. Siin on natukene näha sellest ülemisest sealpoolsest pildist. Seal on need kastpeenrad nüüd sügisel. Seal on lilli ja seal on ilukapsaid ja seal on ka seda näha, et tegelikult ega ei olegi nii lihtne seda kogukonda koos hoida suvel, kui rohida on vaja või midagi teha vaja on. Siin on ka näha meie kastpeenraid. Siin on aimata, et need on kastpeenrad. Sellepärast, et maainimesed on väga entusiastlikud planeerima ja väga täpselt teavad, mida nad kõike tahaks õppida. Aga suvel on nad A. oma aias, B. Saaremaal võtavad külalisi vastu või C. on mere ääres. Ja kooliaed tuleb meelde sügisel. Ja ka meil ta tuli meelde sügisel, siis kui me uuesti kartulit võtsime. Ja selle aasta sügisel oli meil sedasi, et nendes imelistes kastpeenartes tegelikult kasvasid meil kartulid ja porgandid nende lillede vahel ka. Ja siis tuli meile ka natuke kaugemalt alevikust koolilapsed, kes võtsid siis üles need kartulid ja porgandid. Ja need lapsed olid lihtsalt nii rõõmsad, nad pühkisid neid porgandeid lihtsalt kõrval oleva muru peale ja hakkasid kohe sööma. Ja nad teatasid, et nii magusaid, nii häid porgandeid ei ole lihtsalt mitte kuskil olemas. Ja tundub küll, et nad on maalapsed ja et nad oleks võib-olla võinud neid oma peenrast ka võtta, aga suur osa neist tegelikult elab alevikus kortermajades ja ei kasvata mingeid porgandeid ega muud aiavilja. Ja teine osa inimesi maal on nagu natuke isegi sammuke maha jäänud oma aedadega, sest et meil maal on olemas murutraktorid ja hästi suured aiad ja need murutraktorid on hästi võimsad. Ja tegelikult on palju lihtsam nagu sõita murutraktoriga mööda aeda ja isegi kui ta sõidad nii kiiresti, et nagu sääsed ja ka ei jõua, siis see on tohutult palju mugavam, kui rohida porgandimaad. Et nende laste jaoks siis oli nagu ikkagi väga silmi avav kogemus saada päriselt porgand kätte ja seda süüa. Kindlasti nad ka immuunsüsteemi rikastasid selle mullaga. Maisi nägid nad ka esimest korda, kuidas see kasvab päriselt ja see oli tõsiselt lõbus päev. Ja siis
meie suurim nagu ikkagi nagu lõpetuseks võiks ju rääkida ikkagi väljakutsest ka, et mis siis on nagu väljakutse. Ja tegelikult väljakutse on, kõige suurem väljakutse on see, et hoida koos seda kogukonda siis, kui neil on palju muud teha või kui nad ära unustavad, mis on see nagu kogu asja nagu see suurem mõte või see eesmärk, miks me seda teeme. Ja me leidsime tegelikult selle aasta kevadel ühe väga hea meetodi kogukonna projektide arendamiseks ja selle nimi on natuke eksootiline, see on draakoni unistamise meetod. Ja selle meetodiga me töötasime oma selle aiaplaani täiesti uuesti nagu läbi ja selle unistamise käigus moodustub ka üks selline suurem visioon, mille nimi on Torgu kooliaed aastal 2030. Ja meil on selge siht, kuhu me aastaks 2030 jõuame. Ja kui mina selle aiaga ei tegele, siis ükskõik, kes võtab selle paberi ette ja ta teab, kuhu ta peab aastaks 2030 jõudma. Nii lihtne.